Tõestame teoreemi piirdenurgast ja samale kaarele toetuvast kesknurgast. Kõigepealt tõestame teoreemi juhul, kui piirdenurga üheks haaraks on ringjoone diameeter AC. Eeldus. Nurk alfa on piirdenurk, nurk beta on samale kaarele CB toetuv kesknurk. Väide. Nurk alfa on pool beta ehk piirdenurk on pool samale kaarele toetuvast kesknurgast. Tõestust. Kolmnurk AOB on võrdhaarne kolmnurk, sest kolmnurga kaheks küljeks on ringjoone raadiused AO ja OB. Järelikult lõik AB on võrdhaarse kolmnurga alus ja võrdhaarses kolmnurgas on alusnurgad võrdsed. Järelikult nurga beta juures on meil ka nurk suurusega alfa. Nurk beta on kolmnurga AOB välisnurk. Välisnurk on võrdne temaga mitte kõrvuti olevate sisenurkades summaga. Järelikult nurk beta on 2 alfat ja sellest järeldame, et alfa on pool betat. Järgnevalt tõestame teoreemi juhul, kui kesknurga EOB tipp asetseb piirdenurga EAB sisepiirkonnas. Kõigepealt joonestame piirdenurga tipust A ringjoonele diameetri AC. Selle tagajärjel piirdenurk tipu A juures avaldub nurkade alfa 1 ja alfa 2 summana ja kesknurk tipu O juures avaldub nurkade beta 1 ja beta 2 summana. Kasutades eelnevalt saadud teadmist, me võime kirjutada, et nurk alfa on võrdne poolega nurgast beta 1 ja nurk alfa 2 on võrdne poolega nurgast beta 2. Liites nende võrdluste vastavad pooled on lihtne algebraliselt väita, et piirdenurk tipu A juures on võrdne poolega samale kaarele toetuvast kesknurgast. Järgnevalt tõestame teoreemi juhul, kui kesknurga EO tipp asetseb piirdenurga EAB sisepiirkonnast väljaspool. Kõigepealt joonestame jälle piirdenurga tipust A ringjoonele diameetri AC. Meie joonisel tekib järgmine piirdenurk CAE. Kuna selle piirdenurga CAE üheks haaraks on ringjoone diameeter AC, siis eelmiste tõestuste kohaselt me võime tähistada järgmised nurgad. Kui piirdenurga suurus on X, siis vastava kesknurga suurus on 2X. Meil tekib joonisel ka teine piirdenurk ja see piirdenurk on CAB. Ka selle piirdenurga korral on selle nurga üheks haaraks ringjoone diameeter AC. Ja jälle meie eelmiste tulemuste põhjal me võime kirjutada, et selle piirdenurga suurus on X pluss alfa ja vastava kesknurga suurus on 2X pluss beta. Järelikult X pluss alfa on võrdne pool summast 2X pluss beta. Avades sulud ja koondades sarnased liikmed, jõuame jälle tulemuseni, et piirdenurk on võrdne poolega samale kaarele toetuvast kesknurgast.